Nii, aga siis alustame. Eelmistel kordadel me rääkisime ja ma näitasin tegelikult toiminguliike kooskõlastamine, arvamuse avaldamine, üksikkaasamine, masskaasamine. Põgusalt käisin üle ka rahvusvahelisest kaasamisest, aga seda ma näitan teile demona ka üleüldises pildis. Aga ma tahaksin lihtsalt selle tabeli põhjal korra üle käia selle loogika, mis meie menetluskeskkond toimingute osas pakub, et oleks arusaadav üleüldse nagu tervikvaatena, mida siis on võimalik toimingute osas meil planeeringuid menetledes siis teha. Läbivalt on siis see teema, et me katame kõiki erinevaid toiminguliike, erinevaid tegevusi, mis planeeringute koostamise käigus ja menetlemisel välistelt osapooltelt on vaja küsida. Kooskõlastamise osas on siis vaikimisi tähtaeg 30 päeva, seda saab osapool pikendada. Vastata siis saab osapoolte vastuse variandid on kooskõlastan tingimustega, ei kooskõlasta. Kõikide toimingute osas saab siis menetleja, kui talle on nagu vastus saabunud, anda siis tagasisidet. See on kõikidel toiminguliikidel siis sarnane ja seda enam ma siis üle ei korda. Ehk on siis 4 liiki: arvesse võetud, osaliselt arvestatud, mitte arvestatud, selgitatud. Need on sellised variandid. Toimingute osas on veel see, et mitmete toimingute juures saavad need osapooled, kellele siis toiming saadeti, näiteks kooskõlastajale, arvamuse avaldajale, heakskiitjale, nemad saavad siis teha tegelikult oma asutuse sees, kui neile tuleb siis näiteks kooskõlastaja näitel, tuleb kooskõlastamise kutse, siis tegelikult neil on kindlasti rohkem seal neid osapooli, kes annavad asjadele tagasisidet kui ainult üks. Ehk siis vastutav menetleja, kes selle kooskõlastamise toimingu näiteks enda lauale võtab, tema siis saab tegelikult läbi siseringi, seda ma ka pärast näitan, saata siis asutuse sees kommenteerimiseks, mille pealt siis tegelikult tekib see lõplik sisend, kus siis näiteks öeldaksegi, et ma kooskõlastan tingimustega ja tuuakse välja võib-olla need põhjused, mis nüüd sai seal sisekommenteerimise või siseringi käigus tegelikult kogutud. Ja seda siseringi teemat on võimalik teha toimingute osas siis kooskõlastamisel, arvamuse avaldamisel ja heakskiitmisel. Ja lisaks sellele saab planeeringu korraldaja ka iseenda töölaual seda sarnast tööriista kasutada. Et näiteks kui kohalik omavalitsus menetleb detailplaneeringut, neil on vaja vaadata üle seda planeeringu lahendust, üldse kas seda saab osapooltele näiteks arvamuse avaldamiseks, kooskõlastamiseks saata, siis tegelikult saab asutuse sees ka sedasama ringi teha ja panna juurde neid isikuid, kes seal tavapäraselt teil nagu asutuses selles protsessis kaasa löövad. Arvamuse avaldamise juures on ka tähtajana reegliks 30 päeva. Toimingut saab pikendada, see osapool saab vastata siis, kas ta nõustub, ei nõustu või nõustub tingimustega. Ja jälle see vastamise loogika siis sama. Üksikkaasamisel on ka 30 päeva. Ka saab osapool pikendada vastamise tähtaega. See pikendamine, võib-olla räägin sellest pikendamisest ka, et kooskõlastamisel ja arvamuse avaldamisel see pikendamise aeg pikeneb automaatselt, seal oli meil on praegu reeglistikuna äkki seal 10 tööpäeva.
Aga kaasamistes, üksikkaasamises ja masskaasamises on siis see reegel, et tegelikult osapoole, kui ta nii-öelda saadab selle pikendamise taotluse, siis korraldaja ehk menetleja saab selle ise ära kinnitada või siis öelda, et ei, et see tähtaja pikendamine ei sobi. Ehk siis nagu üksikkaasamiste ja masskaasamiste puhul ei ole see nii-öelda pikendamine nagu vaikimisi, vaid seal eeldatakse seda, et menetleja pool siis vastab sellele. Ja selle kohta tulevad teavitused ka süsteemi kaudu. Siis masskaasamises on sarnane ülesehitus nagu üksikkaasamises. Siis infoteavituse toiming on siis sedalaadi toiming, mida tehakse juhtudel, kui antakse siis planeeringutes otsuseid ja peale seda on vaja siis osapooli teavitada, et me tegime näiteks algatamise otsuse planeeringu, detailplaneeringu osas, seal siis esimeses ringis, kui toimub nii-öelda esmane infoteavituse toimingu loomine, siis seal on vaja algselt seda kaasatavate nimekirja siis käsitsi luua, et automaatselt me seda ei oska luua, sest me ei tea neid osapooli. Me natuke ka analüüsisime, et kas me oskaks sinna midagi nagu vaikimisi tuua osapoolte osas, aga me jõudsime nagu järeldusele, et me veel ei oska. Et kui teil nagu siin nagu päris kasutamise käigus tulevad välja mingisugused osapooled, keda te tunnete, et tõesti alati on vaja olla sees, et siis me saame seda nimekirja täiendada või mõelda selle peale, et seal vaikimisi oleks midagi sees. Aga jah, see on võib-olla selline tuleviku teema. Siis rahvusvaheline kaasamine, seal on nii-öelda, kuna need protsessid võivad olla pikemad kui näiteks 30 päeva, siis tegelikult on seal nagu vabalt valitav kalendervalik, kus on võimalik ka näiteks 60 või 90 päeva panna. Ja sellest siis saab öelda, et kas nõustutakse või ei nõustuta. Siis avalik väljapanek. Avaliku väljapaneku osas siis on vaja siis nii-öelda seda algusaega, ehk mis päevast ta algab ja millal ta siis lõpeb. Ja seda ma pärast näitan kasutajaliideses ka, et seal saab tegelikult erinevaid elemente veel muuta. Algusaega ei saa muuta, aga lõppaega saab muuta näiteks juhtudel, kui te alguses mõtlesitegi, et ma nüüd panen ta 2 nädalaks avalikule väljapanekule, aga tegelikult tagasiside käigus saadakse nagu aimu, et tegelikult võiks see periood olla pikem, et siis süsteem lubab nagu selle praktilise olukorraga kaasa tulla. Ja seal jah, saab ka anda tagasisidet selle osas, et kas ta on nõus, ei ole nõus ja kas ta on siis nõus tingimustel. Siis on eraldi avaliku arutelu toiming, mis ongi siis seotud konkreetselt selle kuupäeval toimuva aruteluga. Seal saab siis juurde panna pärast hiljem näiteks arutelust salvestatud salvestise ja avaliku arutelu protokolli. Jah. Mis ma veel jätsin tegelikult mainimata, on see, et menetlejas saab kaasamise, avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu käigus esitatud arvamusi ka ise käsitsi siia süsteemi sisse panna. Juhtudel, kui näiteks esitatakse siis kas paberkandjal või ma ei tea, kas te suuliselt ka võtate vastu, aga lihtsalt nagu neid olukordi katta. Ja siis viimane toiming on heakskiitmise toiming. Heakskiitmise osas on ka kalendervalik. Seal on siis nii-öelda heakskiitval osapoolel ehk Maa- ja Ruumiametil on 3 võimalust.
kas siis kiita heaks, jätta kiitmata või saata lohendamiseks tagasi. Ja heakskiitmise osas on ka selline reegel, et ta on nagu siduv, et senikaua, kui ei ole saadetud, siis saadud nii-öelda seda heakskiitmise seisundit, senikaua tegelikult otsust nii-öelda kehtestamise osas teha ei saa. Nii, ma arvan, ma üleüldiselt vist käisin need teemad üle, ma korra piilun chati, kas chati on tulnud mingeid küsimusi, et siis ma vastaks võib-olla jooksvalt ära. Tere teile. Ma vastan ise, need on siin vist rohkem ministeeriumi suunal küsimused, et ma jooksvalt vastan, praegu ei ole rohkem sellised. Okei, teeme nii. Nii, aga siis ma tegelikkuses liiguks toimingute juurde, nende demovaadete juurde. Ma loodan, et teil on näha ekraanid, et ma hakkan tegelikult siit otsast minema. Korra näitan ka, eelmisel korral me rääkisime detailplaneeringu algatamise taotlusest ja seal oli küsimus, et kas jätan läbi vaatamata tagastamine on ja kas tagastan täiendamiseks näiteks on olemas, et siis jah, praegusel hetkel ma siia sellesse demosse pookisin korraks selle. Jätan läbi vaatama tagastamise osas, siis on see teema, et seal meil on 2 varianti. Kas siis puudused ei ole lahendatud esitatud tähtajaks või taotleja loobus taotluse edasisest menetlusest. Et need on praegusel hetkel 2 alust. Kui nagu praktikas on tegelikult neid alused rohkem, siis ootame sisendeid. Jah. Ja tagastan täiendamiseks ka. Aga siin ma vist liigun sedapidi, et ma teen siin ühe otsuse, algatamise otsuse valmis. Ma näitan seda varianti, kui otsus on süsteemist väljaspool tehtud, ehk enamasti teie nii-öelda seda kasutaja teekonda, kus te loete siis üles selle haldusakti. No siin ta vist siin me näitame ju kõike, aga tegelikult ma vist natuke kerin teda sinna paika, kus infoteavituse toiming tuleb. Ja tahaks sinna sisusse minna. Nii. Ka vaatame siis. Nii. Infoteavituse toimingu tegemise osas ongi tegelikult see, et te teete selle algatamise otsuse ära.
Ja siis lähete tagasiside vahelehele, kus siis on lisatoiminguna ainult üks valik alguses, infoteavitus. See on selle eesmärgiga, me ei paku seal teisi variante ennem, sellepärast et ei läheks nii-öelda sellest olulisest toimingust kõrvale, mis on reeglina siia sisse pandud, et see infoteavitus peab siis nagu tehtud olema. Seal siis saab kirjutada pika nii-öelda selle teksti, mis teil nagu tavapäraselt selles teavituses on, kopeerida selle sinna. Isikute lisamine käib siis selle järgi, et me panete selle osapoole, kes teil on, saate lisada nii juriidilisi isikuid kui füüsilisi isikut. Füüsiliste isikute osas on siis vaja teada isikukoodi. Ja juriidiliste osas ta otsib siis tegelikult nime järgi. Aga kui on olukordi, kus on näiteks samanimelisi või sarnaseid ettevõtteid palju, et siis soovitaks nagu otsida nii-öelda selle registrikoodi järgi. Igatahes jah, ta tekitab nagu sellise nimekirja, mis siis nagu järgmistes ringides teil tegelikult mis järgmistes ringides teil siis tegelikult on vaikimisi olemas ja seda nii-öelda nimekirja, mis nagu eelmises ringis siis tekkis, te siis saate vajadusel kas täiendada või kustutada, et näiteks kui ongi pikemad menetlused ja ma ei tea, mingisugused osapooled, kes on olnud, ma ei tea, kas piirinaabriteks või mida iganes või mõni asutus on oma nime muutnud, et siis saab nagu selle muudatuse seal nagu sisse kanda ja edasi nagu liikuda. Ja peale infoteavituse toimingut siis on tegelikult nii-öelda see algatamise asi ära toimunud ja hakkabki planeeringulahenduse koostamine, et ma ei tea, kes siin julge või vaatas nagu täpsemalt, et siis alguses oli siin ettepaneku vahelehe nimetus, et peale seda muutus see siis planeeringulahenduseks. Nii, ma korra piilun siia chati, vaatan, kas siin on vist Tiit vastand, on ju, okei. Siis mul ei ole vaja siia vaadata peale. Nii, kas keegi tahab infoteavituse osas midagi küsida, siia chati panna? Ma saaks tegelikult jooksvalt ära vastata. Igatahes, kui tuleb midagi, siis kirjutage. Aga võtame siis järgmise toimingu, võtame avaliku väljapaneku. Nii, avalik väljapanek on siis meil ülesehituselt selline, et siin nii-öelda me kogume siis avaliku väljapaneku või selle toimingu kaudu me saame siis koguda nii-öelda tagasisidet osapooltelt, mille kaudu selle toiminguga me loome tagasiside lingi esiteks ja siis me loome ka QR-koodi, mida te saate siis panna oma nii-öelda nende, kus te nii-öelda tavapäraselt oma teavitusi teete, näiteks Facebookis, oma kodulehtedel, et me tagasisidet ootame sealt kaudu. Et siis on nii-öelda see keskne koht on nii-öelda lingitav ja juurdepääsetav. Nii-öelda selle ülesehituse osas on siis see, et kõigepealt on siis avalikustamisperioodi algus ja lõpp.
siis avaliku väljapaneku koht, kus saab nagu füüsiliselt siis näiteks dokumentidega tutvuda. Avalikustamise teade ehk see, mida te ka oma nii-öelda teistes kanalites kasutate. Ja siis avalikustamise teate kuulutuse viide, see on pandud siia eesmärgiga, et seda ei pea tegelikult, ta on küll kohustuslik täita, te võite siia jätta, ma ei tea, panete siia mingi märksõna või midagi sellist. Selle eesmärk on tegelikult see, et te saaksite viidata nendele nii-öelda kohtadele, millele te seaduse järgselt siis peate nagu praktikas ka viitama, et siia jääb nii-öelda märk maha ja kõik info on nagu ühes kohas kättesaadav. Ja näiteks, kui te peate nagu planeeringu koostamise protsessis minema heakskiitmise toimingusse, et siis nii-öelda heakskiitev asutus saab kõik nagu olulise info tegelikult läbi selle toimingu, kui ta avab selle sealt silmaikoonist. Et siis on nii-öelda see teavituse osa nagu siin ühes keskses kohas on nii-öelda selle eesmärk. Siin testides ma vist esmalt tegin siukse katse, et ma panin avaliku väljapaneku ajaks sellise perioodi, mida veel pole olnud, et siis ma näitan korra lihtsalt seda vaadet, mis siis nagu näidatakse nii-öelda isikutele siis, kui veel seda avalikustamist pole alanud. Oota, kas me jõuame sinna? Jah. Et siis öeldakse, et see ei ole veel avalikult nähtav, algab alles nii ja lõpeb nii. Nii, aga siis ma kustutan selle toimingu ära praegusel hetkel ja ma teen sarnase uue, kus on siis käimasolevast nii-öelda ajast. Et tegelikkuses ma usun, et te teete praktikas selle varem valmis. Sest on mingi teatud aeg, mida enne te peate tegelikult seda teavitust saatma. Siin ta näitab ka seda poolt, kui saab käsitsi arvamuse sisestada nii-öelda osapoole eest. Nii. Nii, ja siis ma praegusel hetkel ma vajutasin siis silmaikoonist lahti selle avaliku väljapaneku, et siit saab siis kopeerida nii-öelda seda tagasiside andmise linki, on ju. Ja tegelikult on meil ka, tekitab sellest tagasiside andmise lingist ka QR-koodi ehk läbi mobiili saab
nii-öelda siia süsteemi siis sisse tulla ja tutvuda selle lahendusega, mis siis avalikul väljapanekul on. Nii, siin saab siis arvamust anda, aga ennem nad kindlasti vaatavad ka ma arvan seda sisu. Siin on üleval nii-öelda vahelehtede baasil nii-öelda planeeringu lahendus ja siis lisad, mis seal juures on ja tegelikult nad näevad ka tagasiside vahelehte. Ehk kui te olete ma ei tea, küsinud juba mingitelt osapooltelt arvamusi, kas eelmistes etappides ja nii edasi, et siis tegelikult on see kõik siin ühes keskses kohas nähtav. Vaatan, kas ma leian teile siit ka selle koha, mis puudutas seda, kui kuupäeva peaks pikendama. Vot, siit muudan nupust, siis saab tegelikult seda avalikustamisperioodi lõppu panna. Siin on reegliks siis see, et te peaksite ikkagi varem siia jõudma, kui see viimane tärmin kuupäev tuleb ehk või minul on siin näiteks 15. veebruar, siis teie peaksite vähemalt 15. siis seda aega siia pikendama tulema. Sest 16. on see nagu toiming nagu lukus ja sooritatud. Ja siin on tegelikult näha ka see, et te saate vajadusel avaliku väljapaneku kohta muuta või täpsustada, kui juhtubki see, et võib-olla ei olda rahul selle asukohaga või nende asukohtadega, mis nagu hetkel pandud oli. Siis saab veel nii-öelda seda viidet täiendada, avalikustamise teadet veel täiendada. Nii, ja siis, kui te selle ära salvestate, siis tegelikult siia nii-öelda sellesse ajajoonele muutub ka see tähtaeg, et see peaks ka siin kohe peagi ilmuma. Nii, ja näe, muutuski, et see tähtaeg muutus siin ära. Vot, see on siis avaliku väljapaneku osas kõik. Ma korra jälle piilun siia chati. Ma vaatan. Okei, korraldada see eskiisi avalikustamist. Tiit, korra ütle mulle üle, millal see eskiisi avalikustamine on? See on enne vastuvõtmist, enne kooskõlastamist. Jah, no seesama oligi, mis ma tegelikult näitasin siis. Ma mõtlesin, et äkki on midagi teistsugust. No, põhimõtteliselt seda saab teha mitu korda ja suvalisel ajal siis, kui vaja on, aga sa näitasid selle vist ära, jah? Siis on veel küsimus selles, et kas planeeringu algatamisest saab teavitada ka masskaasamisele sarnaselt. Hetkel jäi arusaamatuks. Masskaasamise osas nagu äri poole pealt, mis mina olen aru saanud, loodi see infoteavituse toiming eesmärgiga, et me lihtsalt teavitame ja me ei palu tagasisidet. Masskaasamine on meil nagu üles ehitatud ka nii-öelda e-ehitusest tervikuna sedapidi, et ma võtan suure hulga inimesi ja ma saadan neile selle
masskaasamise kutse ja ma ootan sealt tagasisidet, on ju. Ma saan aru, et praegusel hetkel ongi murekoht ka see, kui peakski nii-öelda lihtsalt neid teavitusi saatma, millel ei olegi seda tagasisidet vaja, et küsimus ongi vist selles, et kuidas nendele suurtele nii-öelda ringidele siis seda või seda nii-öelda teavitusosa katta. Seaduse poole pealt Tiit on selles osas midagi. Vabandust, korda üle küsimus. Ma kirjutasin vastust teisele asjale, ei pannud tähele. Siin küsiti vaata selle kohta, et kas planeeringu algatamises saab teavitada nagu masskaasamisele sarnaselt. Praegusel hetkel meil oli see infoteavituse toimingu baasil, kus oli see, et sinna tuli vaata käsitsi need isikud lisada. Ja pärast nii-öelda järgmistes etappides olid nad nagu vaikimisi sees. Ehk kas siis seda masskaasamise nii-öelda funktsionaalsust saab põhimõtteliselt juba varem käivitada algatamisest teavitamiseks on küsimusi? Ma ei näe põhjust, miks ei võiks, aga me vastame siit jooksvalt kirjalikult ka, et siis mõtleme sellega korra üle siin taustal. Igaks juhuks. Aga selles mõttes tehniliselt saab seda käivitada ju nii-öelda ükskõik mis etapis, eks ju, massteavitamist. No peale infoteavitust saab teha kõiki toiminguid, jah. Aga lihtsalt meil on nagu masskaasamine välja töötatud ju sellisel baasil, et me saadame selle kutse välja ja tegelikult nad saavad midagi arvata. Et kui sellest ei ole kahju või see ei mõju kuidagi koormavalt teile, kui teile sealt tekib mingi tagasiside, et siis ma näen, et võib seda kasutada. Aga siin peab vist jah kuidagimoodi läbi mõtlema. Kinnisasjade omanikud kinnisraamatust otsida. Siin on ilmselt ka seesama küsimus, kuidas neid ka omanikke teavitada. Ehk me peame võib-olla midagi mõtlema juurde siia sellele info teavitamisele, mulle tundub, või üldse läbi mõtlema siis selle. Hetkel jah, ma selgitan ka juurde, et hetkel vist see mass kaasamise rakendus või see funktsionaalsus ei tee kinnistusraamatusse päringuid, aga me teame, et see teeb, okei. Jah, teeb. Masskaasamine teebki selles mõttes tema esmane, nüüd ma lähen küll teise teema juurde, kui ma räägin selle lahti. Masskaasamine esiteks siis need alusparameetrid, mis te olete paika pannud, näiteks annagi mulle planeeringualast kõikide piirinaabrite nii-öelda need omanikud, siis tema esimene päring ongi see, et ta tuvastab need nii-öelda katastrid. Katastrite alusel läheb kinnistusraamatusse ja sealt ta siis tuvastab, kes need omanikud on. Ja sealt edasi siis tulevad juurde e-posti päringud ja seal nii-öelda kinnistusraamatu põhjal ja nii-öelda teise päringu põhjal suudab ta siis välja näidata ka neid inimesi näiteks, kes on välismaalased või need nii-öelda ettevõtted, mis on näiteks eemaldatud või kustutatud, on ju. Et ta suudab nagu kõik olemasolevad andmestiku baasil siis öelda, mis teile sinna nimekirja sattunud on, et kas neile üldse saab midagi saata või mitte. Ma korra veel vaatan. Kas selle avalikustamise osas Tiit vastasid, on ju? Ma vist siin ei pea midagi vastama. Nii, aga siis lähme järgmise toimingu juurde. Ma näitan avaliku arutelu ära siis. On see ka näidatud. Avalik arutelu.
avaliku arutelu juurest siit sellelt vaatelt on meil puudu see failide lisamise teema, et see tuleb siia avaarutelu lingi juurde. Aga siin ongi siis avaliku arutelu kuupäev. Mõtleme, kas ma teda täitsin ka. Kuupäeva saate käsitsi ka kirjutada, ei pea kalendrist valima. Ja kellaaja saab ka tegelikult käsitsi, aga on olemas ka selline see. Ja seda saate siis siin täiendavalt täita ja muuta. Nii, ma ei tea, miks ma tast loobusin. Aga salvestamisel ta ilmub siis tegelikult siia nimekirja. Korra vaatan, chatis pole. Siis ma liigun, vaatame üle rahvusvahelise kaasamise. Need on need juhud, kui siis osapool on tegelikult keegi välismaalt. Me tegime selle toimingu tegelikult juba, see on kasutusel meil hoonestuslubade menetluses, mida siis menetleb TTJA, et seal nendel oli see nagu funktsionaalsus vajalik. Ta siis katab nagu sellist vajadust, et kui on nii-öelda väline osapool ja nii-öelda on soov, et seda tagasisidet ja kogu informatsiooni menetluse keskel ikkagi näidatakse süsteemis sees, siis luuaksegi rahvusvahelise kaasamise kutse, mille käigus siis on nii-öelda link, tekib link sellele lahendusele, mille osas siis oodatakse seda arvamust. Seal süsteemis nad ise nagu tagasisidet anda ei saa, et see tuleb menetlejal ise käsitsi pärast hiljem sisestada. Aga see nii-öelda toiming siis annab võimaluse sellele, et sa siis saad tegelikult esiteks näidata seda, et see on toimunud ja mida see osapool siis arvas ja teiseks see, et saate juhatada otsada siis sinna tema nii-öelda sellele vaatele, mida ta peaks vaatama. Ja seda saad siis muuta, kustutada ja lisada ka arvamust. Siin ta näitab, millal ta arvamuse lisab. Ja siia saab siis ka tegelikult faili üles laadida, kui on esitatud mingi pikem tekst. Ja senikaua, kuni ei ole nagu siin nii-öelda seda arvamust siia pandud, siis on siin ka kirjas see, et tagasiside puudub. Nii, siis vaatame üle sisekommentaarid. Sisekommentaaride osas siis ma räägin veel kordan üle, mis on sisekommentaarid. Me nimetame seda sisekommentaarideks, aga ta nimi on siis sisering. See sisering on siis esiteks teil, kui te planeeringut menetlete, teie enda nii-öelda menetluse vaatel. Ehk siis
Te saate kutsuda enda asutuse sees siis inimesi, kes tavapäraselt teil nii-öelda planeeringu lahenduses nagu kaasa räägivad, siitkaudu siis tegelikult oma sisendit ütlema. Ja sisering on siis ka toimingutel, kooskõlastamisel, arvamuse avaldamisel ja heakskiitmisel. Sarnane ülesehitus, sarnased plokid, sarnane loogika, et saate asutuse sees oma siis kokku lepitud, mis teil praktiline see ülevaatamine on, saate siis koguda nii-öelda seda tagasisidet, mille põhjal siis saate öelda, kas kujundada oma siis arvamuse. Ja seda nii-öelda selle nii-öelda selle hea käekäigu eest vastutab siis see menetleja, kes siin menetleja on, et tema saab siia lisada neid isikuid, kellelt ootab tagasisidet. Aga ma siis tegin ühe näite ka. Isikute lisamine on siis niimoodi, et saate panna mitu isikut korraga, ei pea ühekaupa neid sinna lisama. Ja siia kommenteerijana ma siis räägin ära, et ta peab olema esiteks siis teil siin süsteemis asutuse kasutaja. Kui ta ei ole, siis tegelikult teie nii-öelda selles asutuse haldur või kes iganes teil nende suuremate õigustega on, saab neid isikuid sinna lisada. Meie kliendi tugi saab ka tegelikult seda aidata. Ja kui juhtubki see, et näiteks mõni isik on ära töölt läinud või midagi sellist, siis saab selle osapoole kustutada. Meil on tegelikult kasutajate halduses see teema ka, et juhtudel, kui see isik tegelikult töölt ka ära läheb ja ta ütleb, et ta annab vastutuse üle järgmisele isikule ja paneb selle isiku sinna, et siis tegelikult tema tööülesanded lähevad talle üle. Tähtaega saab ka pikendada, kommenteerimise tähtaega. Ja siin ma lihtsalt näitan, kuidas mina teda lisan, aga teised saavad ka nagu kommenteerida. Seda saab siis kustutada, saab edastada ehk siis panna sinna nii-öelda tagasiside vahelehele, mida siis näiteks planeerija näeb. Ja siis saab tegeleda selle sisendiga. Nii, korra piilun chati. Vist ei ole. Nii, ja siis heakskiitmise toiming. Heakskiitmise toiming on siis ainult maru tehtav toiming, et heakskiitja on siis automaatselt siin maru. Vastamise tähtaega tegelikult saate panna rohkem kui 30 päeva, et tegelikult saate ka pikemat perioodi panna. Nii, ja siis, kui nii-öelda saadetakse see süsteemist välja, siis tuleb Maa- ja Ruumiametile teavitus,
et teile on saadetud heakskiitmiseks toiming ja ma korra näitan ka seda vaadet, mida siis näevad Maa- ja Ruumiamet. Neil on töölaual siis minu heakskiitmised lisaks muudele. Ja siis seal minu heakskiitmise all on asutusele saabunud heakskiitmise kutsed. Ehk see on siis läbivalt sarnane loogika nagu kooskõlastamisel ja arvamuse avaldusel. Ja ka tegelikult näiteks, kui tuleb detailplaneeringu algatamise taotlus, et siis teile saabuvad nii-öelda need kutsed asutusele saabunud töölauaplokki, kus ta on senikaua siis seisundina ootel, kuni ei ole pandud seal dokumendi vaatel menetlejat. Kui see on valitud, siis tema seisund muutub töös. Ehk siis tegelikult läbivalt ka teile teadmine, et kui te nagu saadate süsteemis näiteks kooskõlastamiseks, arvamuse avaldamiseks, heakskiitmiseks toiminguid ja te ei tea või noh, te tahate teada, et kas midagi on juba tehtud sellega või mitte, siis tegelikult see seisund ootel tähendabki seda, et seal ei ole nagu veel mitte midagi toimunud, et ei ole otsustatud, kes nii-öelda menetlev osapool on. Kui sinna pannakse siis menetleja nimi, heakskiitja, kooskõlastaja, arvamuse avaldaja alla, et siis tema seisundiks on töös. Ja siis te juba teate, et selle sisuga on hakatud nagu tööd tegema. Nii, mõtlen, et rohkem vist mul toimingute osas ei ole. Et nüüd vist on läbivalt üle käidud kõik, mis enne on olnud. Nüüd ma tahaks rääkida natuke menetluskeskkonna kasutuselevõtu etapid, mida me oleme nagu mõelnud, kuidas pärast menetluskeskkonna laivi panekut võiks nagu kõikide osapooltega edasi liikuda. Nagu 3 etappi. Esimene etapp ongi see, et me annaks teile kõigile, kes on reaalselt huvitatud Prelive'i keskkonda ligipääsud. Siis te võtate oma laia, vaatate, kas endal suuremas pundis, väiksemas pundis enda nii-öelda kolleegidega koos testite, vaatate, mis küsimused tekivad, vaatate, kas süsteem läheb teie tööprotsesside ja vajadustega kokku. Annate meile märku, et me oleme nagu selle ringi ära teinud ja me tahaks natukene rääkida, kuidas saaks siia süsteemi täitsa sisse tulla, et siis me täitsa eraldi kohtuks teiega, et võtke meiega e-ehituse klienditoe kaudu ühendust ja me saame need asjad üle rääkida. Ja siis saabki liikuda tegelikult sinna 3. etappi, kus seda nii-öelda süsteemi hakatakse nagu igapäevaselt kasutama ja ka menetlusi siin süsteemi abil siis looma. Ja jooksvalt alati on olemas tugi nagu selle osapoolt, et kui vajatakse juhendamist, mida iganes teil vaja on. Ma ütlen ka selle ära, et tegelikkuses peaks meil tulema veel koolitusi. Koolituste osas on meil katmata esiteks üleüldine vaade, kuidas te saate kõiki neid menetlusprotsesse läbi viia, käiks üle need otsused, mida saab siin süsteemis teha, et siin saab lisaks nii-öelda positiivsele voole ka tegelikult teha
kui te olete menetluses sellises etapis, et tõesti, et juba on algatatud, aga ongi selline seis, et ei saa vastu võtta ega edasi liikuda, et siis on võimalus ka koostamise lõpetamine teha. Ja seal on neid teisi variante veel, et tegelikkuses tahaks nagu selle protsessi teile ära kirjeldada. Hetkel ma ei oska täpset kuupäeva öelda. Me anname jooksvalt teada, millal nii-öelda see võimalikuks saab. Me jagame seda infot läbi selle listi, kuhu me saatsime tegelikult neid jaanuari ja veebruari alguse koolitusi ja me paneme, kui meil tulevad koolitused. Te küll iga päev ei pea siin sees käima, oota ma korra jagan uuesti. Aga kui te käite e-ehituse avalehel, siis meile jooksvate koolituste kohta info tuleb alati siia ülevale päisesse, siia rohelisega, on ju. Et siin tasub jälgida seda, et kui siia on ilmunud mingisugune uus info ja tavapäraselt me saadame selle kusagil või paneme üles selle mingi kas nädal aega varem või niimoodi, et siis on aega inimestel ka aru saada või nii-öelda valmistuda selleks, et see koolitus on tulemas. Alati me salvestame koolitused ja ma tegelikult näitakski seda, kus meil need koolitused nüüd asuvad. Kui te lähete siin nii-öelda selles menüüs siis kasutajatoe alla, siis koolitusmaterjalid leiate te kõige alumisel olevast nii-öelda plokist ja võtate lahti planeeringute menetlused. Et siin on praegusel hetkel need 2 koolitust, mis meil juba olnud on. Meil on ettevalmistamisel ka tegelikult lühidemod. Lühidemod me ka paigutame siia alla. Lühidemod just selle poole pealt, et ei jõua tegelikult neid koolitusi kogu aeg vaadata ja meie soov on panna nii-öelda võimalikult konkreetse teema kohta detailne demo, et võimalikult ruttu saaks nii-öelda osapool, kui ta on mingisuguse probleemiga või küsimusega silmitsi, et siis tegelikult saab selle kaudu siis paremini ligi. Ja siis rakenduste kasutuse juhendite all on siis menetlemine ja planeeringute korraldamine, et siia alla hakkavad siis tulema menetluskeskkonna sisud ja siin on juba see planeeringu üleslaadimise juhend. See on vist siis kõik. Nii, korra vaatan. Nii, ma näen, et üks osapool soovib küsida, nii palun ja Karina, küsi. Ma näen, et siin üks lahe kommentaar, et kas saaks nii, et Maru peaks edaspidi vastamistähtaegadest kinni. Ma ei tea, mis see praktikas nagu tähendab või te võite mulle võib-olla lahti seletada, aga ilmselt ma saan aru, et sellest 30 päevast võib jätta kinni. Me nagu reeglistiku mõttes ei ole seda kinni keeranud. On minu teadmine praegult nagu süsteemi osas. Aga ma näen, et kas Karina tahab rääkida? Ma näen, et tal on käsi püsti, aga võib-olla oled sa kogemata pannud käe püsti. Püsti ilmselt kogemata. Aga hästi. Ma vaatan korra, kas veel midagi on. Vist mitte.
siit vist saab MKM-i pool ka päris palju mingit sisu, ma vaatan siin scroll ides.